ja keegi vaidleb, miks on ilm jälle külm ja halb. Üks tahab võimu, teine tahab puhkust, kolmas tahab lihtsalt kohvi ja see on juba luksus. Kuskil räägitakse suurest rahvuslikust plaanist, aga keegi ei leia plaani, ainult vana kausta. Kõik on väga tähtsad, kõik on väga targad, aga kui tööle peab hakkama, lähevad nad varju nagu pardid. Meil on vaja muutust, hüüab üks saalis, teine noogutab nii kõvasti, et prillid lähevad paigast. Kolmas ütleb, mina teeksin kõik teisiti, aga kui küsid kuidas, siis kostab ainult põlevkivi nutab appi, meid ei mõisteta. Kvoodid ütlevad, sõbrad, aeg on edasi minna. Üks tahab erandit, teine tahab raha, kolmas vaatab torustikku ja ütleb, kes selle siia maha jättis, tehas sai valmis, plaksutame kõik, hind läks üles nagu rakett, mis ei leidnudki kuud. Kõik on kontrolli all, kostab pidulik hääl, samal ajal kuskil kruvi veereb mööda põrandat veel. Poliitik kõnnib lavale, nägu väga tähtis, ütleb, Eesti vajab tegusid, aplaus läheb lahti. Siis küsib keegi, millal siis alustame. Poliitik vaatab kalendrisse, äkki pärast valimisi vaatame. Võim vedeleb maas nagu vana sokk, kõik vaatavad seda, kas keegi tahab, ei, okei, siis pole hullu. Üks ütleb, mina võiksin võtta, teine sosistab, ära võta, seal on vastutus küljes. Reiting kukub alla, madalam kui muru, aga pressikonverentsil kõlab ikka väga kõva jutt. Meil on selge visioon, mis see on? Hetkel veel saladus, aga väga hea visioon. Siis tuleb moepolitsei ja vaatab saapaid, need on liiga kandilised, need aga liiga laiad. Keegi küsib, kas nendega vihmaga saab, moekriitik vastab, saab küll, kui vihm ise sobib trendiga. 70-ndad tulevad tagasi, kandiline nina ja sääres suur vabadus. Saabas ütleb, mina olen nüüd moes, püksid ütlevad, me olime kogu aeg, lihtsalt keegi ei märganud. Siis õun kukub puu otsast alla, keegi ütleb, ära viska, sellest saab midagi teha. Üks teeb moosi, teine teeb friikaid, kolmas sööb õuna ära ja ütleb, mina olen jätkusuutlik. Õun läheb kuuma õli sisse, tuleb välja nagu maguskartul. Kõik vaatavad, mis ime see nüüd on. Õun vastab, ma olen lihtsalt karjääripööre teinud. Siis kaalule astun, kaal ütleb tere, mina ütlen, ole vait, me ei tunne üksteist. Üks päev kilo rohkem, teine päev kilo vähem, kolmandal päeval kaal lihtsalt ütleb, ma ei kommenteeri. Teine ütleb, liigu rohkem, aga hästi, mina ütlen jah, muidugi, kohe kindlasti. Panen tossud jalga, teen ühe väikse ringi, siis näen diivanit ja mõtlen, see on minu päris trennipartner. Nutriskoore vaatab pakendilt vastu, kas sina oled Aavi, oled hoopis mina võtan šokolaadi, keeran paki ümber, vaatan tähte ja ütlen, täna olen mina ise see. Kuskil internetis algab suur vaidlus, see toit on halb, ei ole, on küll. Keegi viskab kommentaari kapslokkiga ja järsku on salatis saanud riiklik julgeoleku küsimus. Sportlane jookseb finiši poole, jalad ütlevad, meie lõpetasime juba ammu, aga inimene roomab edasi nagu kangelane, sest finiš on lähedal ja publik karjub, sa oled legendaarne. Küttepuid läheb kallimaks, sahi vaatab otsa, kas täna kütame või sööme? Peremees ütleb, kõigepealt targutame hinna, ai vastab, unusta ära, lähen ise magama. Ja lõpuks on kõik jälle ühes toos, poliitisportlane õug ja üks vana saavasti tantsivad keset Eestis juurt lava, sest kui elu on tsirkus, siis vähemalt tantsime kaasa. Hei, hei, käed üles, jalad tööle, täna pole vaja kellelegi vastu pöörata.
mis sa muud oled, üks suur naljakas tantsupidu. kord on kõik hästi, kord on kõik sassis, aga vähemalt saad naerda ja see on juba päris hea.